Selles videos näitan teile, kuidas lisada kortermaja küttesüsteeme. Kortermaja puhul on küttesüsteemi lisamine mõnevõrra erinev eramaja küttesüsteemi lisamisest. Ja sellega on oluline arvestada nii korstnapühkjal, pottsepal või tuleohutuseksperdil. Ükskõik, kes küttesüsteemi lisab. Esmalt tuleb üles otsida kortermaja aadress. Üleval paremal on nupp Otsi aadressi. Avaneb Eesti kaart, kuhu tuleb kirjutada kortermaja aadress. Valides õige hoone, tuleb siit kõrvalt vajutada nupule Vali korter ja valida see korter, kus küttesüsteemi ehitust tehti. Antud juhul siis korter 1. Pärast mõningast ootamist liigub see aadressite loetellu kõige ülesse ja siin on näha siis aadressi ees on selline kortermaja märk, mis on siis erinev eramaja märgist ja siia ette noole peale vajutades avaneb ka siis korterimärk, mis on siis eristatud sellise korteri uksega. Oluline on arvestada sellega, et see aadress siin selle 8 kirjeldab kortermaja üldpinda ja üldpinnale lisatakse küttesüsteeme siis, toon ühe näite, kui kortermaja keldris asub keskküttekatel, millega siis köetakse tervet hoonet. Ainult sellisel juhul tuleb küttesüsteem lisada kortermaja üldpinnale. Tavaliselt on küttesüsteemid seotud korteritega ja iga küttesüsteem siis tuleb konkreetse korteri alla lisada. Vajutangi siia korteri peale, korter 1. Antud juhul ei ole siin korstnapühkjaga pottsepp varasemalt käinud ja küttesüsteem tuleb nullist lisada. Vajutades nuppu Lisa küttesüsteem. Küttesüsteemi eristatakse siis kütteseadme nimetuste järgi ja mida konkreetsem nimetus, seda parem, et ka tulevikus kolleegid ja klient ise saaks aru, millisest küttesüsteemist jutt käib. Panen asukoha järgi siis elutoa ahi, kütteseadme liigiks samamoodi ahi, kütteliik on tahke, olek kasutusel, see tähendab siis, et inimene hakkabki seda kasutama. Antud juhul on siis tegemist sellega, et mina pottsepana olen siia korterisse ehitanud uue kütteseadme, võimalik, et ka ühenduslõõri, korsten võis olla varasemalt olemas ja kogu see küttesüsteem tervikuna on siis minu kui pottsepa arvates ohutu, vastab kõikidele vajalikele standarditele. Nii et ja inimene hakkab seda kasutama, nii et märgin siia kasutusel. Ja seisund on loomulikult ka kasutamine lubatud, sest küttesüsteem vastab standardile. Ära märkida siis ka ühenduslõõr ja korsten. Olenemata nüüd siis sellest, kas mina pottsepana ehitasin ka korstna ühenduslõõri. Küsimus on siis selles, et kas küttesüsteemil on kõik need osad olemas. Loomulikult on, ilma korstnata ei saaks ka seda elutoa ahju siin kütta. Ja suitsu vingugaasi anduri küsimus on samuti oluline ära märkida, tegemist ei ole küll kohustuslike väljadega, kuid need andurid on igas majapidamises väga olulised ja andurid olemas tähendab siis seda, et visuaalselt on nad nähtavad ja töökorras tähendab siis seda, et testnupule vajutades kostab piiks. See tähendab, et andurid on töökorras ja muid nõuded ei olegi vaja siin järgida. Märgin need samamoodi ära. Siin siis pottsepana on kindlasti oluline lisada dokument, on see siis ahjupass, erinevad paigaldusjuhendid, fotod, sertifikaadid. Siia saab siis nii nupule peale vajutades või ka siis arvutist lohistades selle dokumendi. Mina kasutan seda lohistamise versiooni. Ja lisan siia ühe dokumendi, avaneb siis ka lisaaken, mis on vaja infoga ära täita. Siit on vaja valida liik. Passi puhul on siis tegemist kütteseadme passiga, hinnangu puhul küttesüsteemi eksperthinnanguga ja kõik muud dokumendid lähevad siis muu alla. Antud juhul ahjupaigaldusjuhend klassifitseerub siia alla. Tuleb ära märkida ka huvitatud isik. See on siis see inimene, kes saab ligi siis nendele dokumentidele, mis mina pottsepana siia üles panen. Märgin nime. Tegemist siis testkasutajaga.
ja isikukood. Isikukood peab olema siis korrektne ja päriselt ka olemasolev, et selle isikukoodi abil saab siis see inimene nendele andmetele siin ligi. Kui isikukoodiga on eksitud, siis inimene neid andmeid ei näe. Lisaks sellele huvitatud isikule, kelleks on siis üldjuhul töö tellija, pääseb küttesüsteemi andmetele ligi siis ka antud juhul selle korteri omanik ja see tuleb siis automaatselt läbi kinnistusraamatu, et teda ei ole vaja täiendavalt siia märkida. Ja vajutan nuppu salvesta. Nii, kui kõik dokumendid ja väljad on täidetud, siis vajutan nuppu salvesta. Ja küttesüsteem ongi lisatud siis selle korteri külge. Ja siit pealt saab siis vajutades nuppu muuda hilisemalt ka andmeid muuta, saab lisada järgmise küttesüsteemi. Ja kui ma lähen siia tagasi aadressi vaatesse ja korteri vaatesse, siis on näha, et see elutoaahi siia tekkis. Ja soovi korral saab ka siit siis täiendavaid küttesüsteeme lisada. Sellisel viisil tuleb ära märkida siis korteripõhised küttesüsteemid ja mitte neid lisada siis kortermaja üldpinna alla. Aitäh kuulamast!